Tänases Digiturunduse mõttekoja podcastis arutame, millised on 3 põhiprobleemi tänases majanduslikus keskkonnas ettevõtetel digiturunduslikult. Mina olen Taavi Altpuu ja see on Digiturunduse mõttekoja podcast. Bränd on iga ettevõtmise turunduslik vundament. Kui bränd ei ole paigas või selle peale ei ole holistiliselt mõeldud, siis on digiturundust oluliselt keerulisem teostada. Kuidas iseloomustada läbimõeldud brändi? Suures pildis soovid sa keskenduda just neile 6 aspektile. Esiteks, mis on sinu brändi lugu? Teiseks, kes on sinu ideaalklient ja kuidas sa temaga suhtled? 3. Milline on unikaalne väärtus, mida sa oma kliendile pakud? 4. Kes on mu konkurendid ja mis on nende unikaalne väärtus? Seda on vaja teada selleks, et sa teaksid, kuidas sa neist eristud. 5. Kuidas me soovime, et meie potentsiaalsed kliendid ja ka lojaalsed fännid meiega kokkupuutel ennast tunneksid? Mis on see emotsioon, millega me tahame, et nad ära läheksid? Ja 6. Mis on meie põhiväärtused, mida meie ettevõte edasi kannab? Kui sul on nendele küsimustele vastused olemas, siis on sul juba väga tugev põhi digiturundusstrateegia loomiseks. Teiseks, sisuloome. Ettevõtted ei oska ennast lõpptarbijale piisavalt arusaadavaks muuta. Mõtle nüüd nendele suurtele brändidele, keda sa turunduskoosolekutel näiteks tood ja keda sa ise imetled. Mis on ühist nendel brändidel lisaks sellele, et neil on juba väga tugev brändi vundament? Just nimelt arusaadavus. Right you are, Harry. Nad on lõpptarbijatele selgesti mõistetavad. Sisuloome ja ka tegelikult terve digiturunduse keskpunktis on alati klient. Kuula teda. Pane ta turunduse keskpunkti, toeta teda ja aita tal leida õige lahendus oma probleemile. Tihti näen, et ettevõtted teevad täpselt sama viga. Neil on väga eristuv toode, mis tuleb väga selgelt esile, aga nad keskenduvad ainult sellele funktsionaalsele aspektile. Nad ei räägi emotsionaalsest väärtusest või tajutavast väärtusest, mida see toode või teenus nende lõpptarbijale pakub. Ehk selle asemel, et järgmine kord rääkida oma lõpptarbijale uhkest nanotehnoloogiast või mingitest vingetest uutest funktsioonidest, räägi sellest, kuidas see toode või teenus tegelikult aitab tal oma elu paremaks muuta. Inimene on emotsionaalne olend ja ta on enesekeskne. Ehk siis ostuotsuse tegemisel ta vaatab just seda, kuidas tema probleemile on võimalik lahendust leida. Sinu soov maailma muuta oma vinge tehnoloogia või uue tootega tuleb talle teise järgulisena. Kui sa ei ole ta probleemi lahendanud, siis ei tule ta ka sinu suurema visiooniga kaasa. 3. probleem, distributsioon. Ettevõtted ei jõua õige sihtrühmani. Kui sõnum on paigas, mida kommunikeerida, siis kuidas seda teha? Millises formaadis seda teha? Kellele seda konkreetselt näidata? Kas kasutada orgaanilisi kanaleid või kasutada näiteks ka tasulist reklaami? Mõistes, kus su klient täna aega veedab ja millistel tingimustel ta soovib sisu tarbida ning selle alusel ka otsuseid vastu võtta, aitab sul enda digiturundusstrateegiat oluliselt efektiivsemaks muuta. Distributsiooni korralik planeerimine ja kliendiga arvestamine selles strateegias aitab sinu sõnumit levitada suuremal skaalal. Mitte ainult neile, kes sind täna tunnevad, vaid ka nendele sarnastele potentsiaalsetele klientidele, kellel on täpselt samasugused motivatsioonid, arusaamised, probleemid nagu sinu tänastel klientidel. Lõpetuseks, edukad ettevõtted loovad nõudlust enda pakutava vastu. Nende 3 koosmõjul ei muutu sinu ettevõtte lihtsalt lõpptarbijale arusaadavaks, vaid ka ihaldusväärseks. Kliendid tahavad sinuga koostööd teha. Sa ei toetu sellisel juhul ainult olemasolevale nõudlusele, mis täna turul eksisteerib, vaid sa lood nõudlust. Sa lood ise parameetreid selle alusel, mille kasuks klient tegelikult otsustab. Sa tekitad täiesti uutes inimestes vajaduse tarbida sinu poolt pakutavat. Läbi selle eristud sa hallist massist ja muutud oma ideaalkliendi jaoks ainsaks teenuse või toote pakkujaks, kelle poole pöörduda. Ehk teisisõnu, sa ei suru oma pakutavat lõpptarbijale peale, vaid sa annad talle võimaluse temale sobivatel tingimustel võtta vastu teadliku ostuotsuse. Mina olen Taavi Altpuu ja see oli järjekordne Digiturunduse mõttekoja podcast. Kohtumiseni järgmises osas. Like cherry on top.